Tere tulemast siis minu kanalile. Minu nimi on Rutt. Teeme täna sellise teema, et kellel on probleeme omale kaaslase leidmisega. Et mis asjad need on, mis nagu takistavad teil selle kindla elukaaslase leidmist. Kõigepealt mõelge palun enda peale, siis me vaatame, mis energiatest te praegu olete. Proovige ära tunda, kas jutt käib teist. Mis energiatest te praegu olete? Mõelge palun iseenda peale. Nii, te olete võib-olla pereema, teil on lapsed. Lapsed vastavad, kas on suured või väikesed, on ju. Te võite olla ka huvitav. Te võite olla täiesti abielus naine ja isegi võib-olla ametlikud abielus kohe. Jaa, et te võite olla, teil võib olla laps või lapsed. Minu arust olete ametlikud abielus, suhtes. Et oled siuke õiglane naine. Rahadega on teil niimoodi, et raha teil on. Ma ei saa öelda, et teil väga palju on. Kui te selle raha saate, siis kohe see raha nagu läheb ära mingiteks väljaminekuteks. Ja väga vähe jääb raha kätte. Siuke tunne, et maksad oma maksud ära, kõik mis vaja, maksad ära ja siis on tunne, et noh, head sain ka elektri eest maksta, et vähemalt on kodus elekter, aga ei ole raha, et midagi muud osta. Suhteliselt vähe jääb teil raha praegu kätte. Oma sugulastega, tuttavatega praegu hästi läbi ei saa, mingisugune konflikt on teil nendega. Te olete hästi kurb, et teid ei mõisteta. Teid just ei mõisteta. Vaat ma ei tea, mis teema see on, et miks teid siin ei mõisteta. Et te justkui ei tee mitte midagi. Kas te nüüd kas te ei taha mitte midagi teha? Kas seda sunnib haigus, et olete pikali, et ei saa midagi teha? Või te olete niivõrd emotsionaalsed maas omadega, et te lihtsalt tahaksitegi olla voodis ja mitte midagi teha. See võib olla ka mingi lein või mingi depressioon, on ju. Ja sellepärast võib-olla ka teie sugulased, teie pere nagu ei mõista teid. Ja te olete nii kurb, et keegi tõesti teist aru ei saa. Aga teie ootate printsi valgel hobusel. Teil on omad unistused, et te reaalselt ootate printsi valgel hobusel, kes tuleks hästi kiiresti. Aga selleks peab ka midagi tegema. Et lihtsalt niisama ta ei saa tulla, te peate midagigi tegema selle jaoks. Te peate seda soovima, seda soovi välja ütlema, te peate midagi selleks tegema, et energiad vastaksid ka sellele, et see mees saaks teie ellu tulla. Võib-olla te olete siuke paras unistaja, noh, et võib-olla läbi elu unistate asjadest, eks ole. No inimesest olukordadest on ju. Aga teil on võib-olla mingi oskus või mingi võime või isegi kui te seda ei ole, teid kasutatakse palju ära, kuritarvitatakse just. Ja palju läheb seda. Jah, te saate aidata neid inimesi, nad on pärast ise rahul, võib-olla tulete ise ka rahul, aga see kuidagi, see kuidas teid ära kasutatakse, see on nagu natukene karm. Te ise justkui tahate aidata, aga te ei saa aru, te olete mingi lõksu sattunud. Et just teid, kui nagu nähaksegi selle mingisuguse aitajana, ükskõik siis mismoodi, kõik teavad, et alati aitate, tulete alati vastu inimestel, kes abi paluvad. Surm, aga te olete juba nii väsinud, teil on kõik energia kadunud. Te võib-olla ei jaksa enam, teil ei jää omal enam energiat, et elada. Te kõiki muidugi aitate, kõik paluvad, te aitate, aga teil enam üldse ei ole energiat, et elada. Teil on siuke tunne, et olla oma, vot sellepärast tuligi, et olete seal, et oli mõõkate nii, et olete pikali maas, on ju. Mis energiatest te praegu olete? Et jälle mõõkade 10. Nüüd on vaja tasakaalu saada ja
ongi niimoodi, et te olete tõesti väga väsinud, teil on kuskil energialeke või te ise annate niimoodi ära mingite oma tegudega energiat, et te ei saa sealt mitte midagi vastu, see on nagu ühepoolne liiklus, on ju. inimesed ainult võtavad, aga teie ei saa sealt mitte midagi vastu. ja siin öeldaksegi, et nüüd nagu aitab, sul tuleb täitsa ennast taastada seni, kuni sa oled jälle täielikult rõõmus, õnnelik ja tasakaalus. ja võib-olla, et sinu tasakaalustamiseks sobibki teine inimene, nagu armastus, on ju. et see annab sulle tiivad, see annab sulle energiaga tagasi, aga sa pead ennast hakkama tasakaalustama, sest sul on nagu mingi energialeke täielik praegu. Vot kõrgemad jõud ka nagu on teid hoiatanud liigse avameelsuse, liigse avatuse, liigse siiruse eest, liigse tahtmisega kõiki inimesi aidata. Aga teie muretsete, kuidas siis kõik hakkama saavad. Kuidas need abivajad kõik hakkama saavad, on ju. Ma ju tahan neid armastada. Aga see sõnum tuli teile ikkagi hoiatavalt. Et see paneb su kehale väga tugeva nagu paugu ja löögi, et kui sa nagu edasi niimoodi teed ja ei järgi kosmilisi seadusi, on ju. Et andmine võtme peab alati olema tasakaalus, mitte et keegi ainult võtab ja teie ainult annate ja annate ja annate, on ükskõik kas raha eest või no vähemalt siis raha eest, siis on vähemalt mingisugunegi vahetus, on ju. Ja kõiki ei saa ka ilma rahata anda. Et võib-olla siin ongi teil see eneseväärtustamine, enesekehtestamine siin, sest no teil ei ole energiat, te olete täiesti läbi omadega. Nii, vaatame, mis on need hirmud ka, mis hoiavad teid eemal saamaks kokku, tõesti partneriga, oma tulevase mehega, armastava mehega. Mis see teie sees on? Mis need hirmud või mis need tumedad mõtted on? Mis segavad teid saamast kokku uue armastava mehega? Nii, lähebki palju energiat ära tühja. Seepärast, et teete ju asju armastusega, aga ennast peab ka hoidma. Ennast peab ka kaitsma. Sellega te võtategi energia ära, tahate kõiki aidata, aga see ei ole kõik nii, et kõigi peab mõistusega tegema. Mis need mõtted on? Teil on tunne, et kui teie nüüd inimesi ei aita, sest teil on ju mingisugused oskused või võimed või üldse tahtmine inimesi aidata olemas, kui mina neid ei aita, et aga äkki ma siis suren ära või siis ma ei ole enam kellegile, et siis mu elu on mõttetu, on ju. Et mu elul ei ole siis enam mitte mingisugust perspektiivi, mitte mingit tulevikku, kui mina ei saa inimesi aidata. Siis see on minu jaoks tähendab elu lõppu. No vähemalt arvate te, et vähemalt kõrgemad jõud siis panevad teid pikali, et kui te nagu, ma ei tea, kui te ei aita või. Teil on mingi hirm selles, et ma pean kogu aeg aitama, ükskõik mis hinnaga. Et ma ei tohi järgi jätta inimeste aitamist. Te nagu ei oska omale luua kaitset või? Te peaksite looma omale kaitse enne, kui te hakkate kedagi aitama. Oleneb, millega tegu on. Kas siin on mingid spirituaalsed seansid, mingisugused muud sellised asjad. Te peate looma kaitse enne, kui te lähete kedagi aitama. Sest inimesi on igasuguseid, on ju. Te peate selleks tegema valiku, jah. Mis need mõtted on, mis ei lase teil kohtuda uue mehega? Te olete nii selles materiaalses maailmas kinni. Te ei näe nagu seda võimalust, et ma ju teen tööd, on ju. Teil on praegu päris suur tähelepanu suunatud materiaalsele maailmale ja ka rahale.
et raha nagu tuleb, aga teda tuleb vähe ja teid teeb kurvaks, et miks see materiaalne maailm nii tähtis on inimestele. Et ma ei saa ka ju ilma rahata hakkama, aga miks inimestele see raha nii tähtis on, onju. Teid teeb see nagu kurvaks. No lõpuks te lasete jah lahti igasugused emotsionaalsed valud. Teil on seda raske teha. Aga te lõpuks tunnete, et kui ma tahan ikkagi edasi minna, kui ma tahan ka, et minu materiaalsus hakkab õitsema, et minust tõesti tuleb ka küllus igapidi minu ellu, ühel kui teisel moel, ma pean mingisugused valusad kohad enda sees lahti laskma. Võib-olla ka hirmud, eks ole, et äkki mind keegi ei oota ees, et see tuleb mul lahti lasta. Mis hirmud teil on, mis ei lase enda uut meest? No aga näete, kui lasete lahti, juba avaneb, juba ongi meesterahvas silmapiiril ja ta täiesti võibki teie ellu siis tulla. Aga te peate lahti ja laskma mingid sügavad emotsionaalsed valukohad. Juba teil on neid mitu tükki, onju. Ja vot siis, kui te sellega tegelete, lahti lasete, vot siis on juba, näete, üks mees on siin juba kohal, onju. Siis te tunnete ennast küll natuke paremini, aga te siiski valite, et noh, kas see mees mulle sobib, aga teil on hirm jällegi petta saada ja haiget saada. See ka samas nagu see nagu tõmbab ja samas blokeerib uue mehe tulekut. Et ma nagu ootan, aga samas ma kardan, onju. Et see ongi nagu natuke tõmbad ja kohe lükkad tagasi, onju. Te saate aru, et ilma rahata ei ole võimalik, et ma ei saa muidu õnnelik olla, kui mul ei ole ka sihukest rahalist sissetulekut. Aga te ikkagi õnneks nagu ei ole lootust kaotanud, et seda uut meest tulla, aga te saate aru, et ka materiaalsus on tähtis, ka raha on tähtis, kuigi teie tahate tähelepanu rohkem panna sellele vaimsusele, kui et te tahate tähelepanu panna rahale, aga te saate aru, et no ilma rahata ei saa, sest maksud on vaja maksta, süüa on vaja, elada on vaja, et noh, ei saa ju muidu. Te olete liiga oma valus kinni, te isegi ei näe uusi võimalusi. Sest see mees, no jällegi näitab, et see mees on võimalik, et see mees tuleb, võib-olla tuleb nii äkki teie ellu, et te olete isegi šokeeritud, kui äkki see uus mees teie ellu tuleb. Aga te olete liiga oma valus, oma kurbuses, oma üksinduses nii kinni. Samas, kui te näitas, et te olete nagu naine, kellel on suhe, miks te siis uut meest otsite? Kas te olete ikkagi nagu suhtes naine või? Võib-olla mõne jaoks ongi selles, et olete jäänud nagu sellesse staatusesse, et see partner on nagu siit ilmast lahkunud. Siis te olete nagu abielus, aga te olete nagu lesk, on ju, selles mõttes. Siin tuleb nagu see välja. Et selles mõttes abielust olete lahutamata, kuna see mees on teil ära surnud mingil põhjusel siis, jah. Kas siis äkki läbi mingisuguse õnnetuse, mingi avarii, on ju, või siis nagu südamega äkki midagi juhtus, terviserike ja tundub, et see surm tuli äkki sellel inimesel. Et mingid märgid juba olid, enne kui see mees suri, mingid märgid juba olid, on ju, te juba nägite midagi, et kui ta nii edasi läheb, et siis võib midagi tema tervisega juhtuda ja kas see tuli, ma räägin, see tuli nagu välk selgest taevast. Et ilmselt jah, et see teie mees on siis juba nagu teisi ilma läinud. Ma räägin, et võtke nii nagu teil on, et kuidas teiega see informatsioon siin klapib. Aga igal juhul, kui te teete mingisuguseid parandusi oma emotsionaalses seisundis, siis suht kiiresti hakkab näitama nagu meesterahvast, kes juba tahab teie ellu tulla. Aga võib-olla teie oletegi oma selles leinas kinni. Et te nagu ootate, samas nagu lükkate tagasi, ootate ja lükkate tagasi. Siis mees nagu saab tulla, ei saa tulla, saab tulla, ei saa. Ja seni ta ei saagi lõplikult tulla, kui te lasete selle kurbuse lahti. Teete omale need asjad selgeks.
ja siis nagu alles saab tulla, aga praegu ta tänu sellele ei saagi tulla. Sest te ise olete see, kes blokeerib seda, mitte keegi teine. Te ise blokeerite seda kõike. Kas te saate nende emotsionaalsete plokkide eemaldusega, sellest kurbuse lahti laskmisest, veinast lahti, kas te saate sellega ise hakkama? Kas te saate sellega ise hakkama? Ei. Kas te peate minema inimese juurde, kes tegeleb selliste emotsionaalsete olukordade lahustamisega? Nii ja naa. Et teile nagu eriti ei meeldi, et no te umbes mõtlete niimoodi, mis mul üle jääb, eks ma pean siis minema, ohvri rolli minek, on ju. Ja kui te lähete siis mingisuguse spetsialisti juurde, kellelt te loodate abi saada, et leinast üle saada või mingist muust siukesest asjast, mis teil juhtus, on ju. Ja siis te saate abi. Te saate abi, aga te ei suuda ise sellega hakkama saada, aga keegi, kui te leiate selle õige inimese, oleneb, mis probleem teil on, siis te saate abi sealt, siis teil hakkab kergem. See inimene aitab teid. Ja kui see inimene aitab teid, te lahustate ära need negatiivsed, need blokeerid, need kurbused, kas siis saab see uus inimene, uus meesterahvas teie ellu tulla? Kas siis saab see uus meesterahvas teie ellu tulla? No näed. Tuleb ja jälgib ja maailm. Räägin, nii kui te oma energiaid muudate, ennast puhastama hakkate blokeeringutest, kurbustest, kõik, mis teil seal on, need igasugused eksiarvamused või eelarvamused on ju. Nii kohe hakkavad asjad liikuma ja kohe on meesterahvas teie poole teel. Juba enne ka nagu näitasid kaardid seda ja nüüd jälle kinnitavad täpselt sama informatsiooni. Et teil tuleb endaga tegeleda, kui te niisama istute käed rüpes. Ja vot sellepärast võib-olla see suguvõsa või perekond oligi nagu pahane teie peal, et te lihtsalt mitte midagi ei tee ja siis ootate imet, on ju. Et siin võib ollagi, et kas, no mina nägin, et siin oli ikkagi kaaslase lahkumine teise maailma, on ju. Et mitte, et ta lahkus teie juures niisama teise pere juurde, vaid minu arust ta just nagu, suri ära, on ju. Mina nägin niimoodi kaartidelt. Kas see ladumine, see, mis ma nüüd siin räägin teile, kas see aitab teil aru saada, kuhu poole te nüüd peaksite liikuma? Nii, esialgu on segadus, võib-olla vaidlete mulle vastu, aga siis nagu saate aru, et tegelikult nii ongi, et kui ma tahan, et mu energiad oleksid positiivsed, siis hakkavad ka ju asjad tööle, et tuleb nagu hakata tööd tegema sellega. Esialgu te võib-olla ei võta seda infot vastu, te võib-olla isegi pahandate mõttes minuga, vaidlete mulle vastu. Aga lõpuks ikkagi saate aru, et tegelikult nii ongi õige, et peab hakkama midagi, näed, enne oli ka see kaart, on ju, et peab hakkama midagigi tegema, kas või minema inimese juurde, kes nagu õpetab teile, täitsa näitab näpuga, mis tegema peab ja siis te saate hakatagi vabanema nendest plokkidest. Aga vaatame, mida tahavad kõrgemad jõud selle teema peale öelda? Mida tahavad kõrgemad jõud selle teema peale öelda? Vaatame, mida tahavad kõrgemad jõud selle teema peale öelda? Jällegi seesama kolmas kord tuleb välja, müntide 3. Et tehke kas või natukenegi tööd, näete, et teie süda avaneb, te muutute rõõmsamaks, energiad hakkavad liikuma, maailm, asjad hakkavad liikuma. Et isegi natuke tööd toob teie jaoks juba suurepärased tulemused. Ei pea rabama seal müntide 10, on ju. Ei, aitab müntide 3-st läbi kellegi õpetaja, kes teid juhendab või tema kaasabil, te saate nendest suurtest nagu plokkidest maha ja teil hakkab energia liikuma ja elu võtab kohe hoopis teised toonid ülesse. Nii et kõrgemad jõud kinnitavad täpselt sama asja. Et siin tuleb lihtsalt leida inimene, kes aitab teil nendest plokkidest, sellest emotsionaalsest koormast, mis teil on, vabaneda. Et ise te nagu ei saa sellega hakkama, see on nagu veidike raske teil. Sellega on siis tänane seanss, tänane video lõppenud. Ma tänan teid kõiki, pange like, kui soovite, kirjutage kommentaar, kui tahate. Uued tulijad, vajutage tellinuppu, see on tasuta, vajutage ka musta kellukest. Siis lihtsalt teil on endal kergem, siis tulevad alati teile märguanded, kui ma olen uue video ülesse pannud. Ja ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.